Tere, minu nimi on Christopher Randma ja täna me tutvume Euklidese teoreemiga. Teoreem on nime saanud Vana-Kreeka matemaatiku Euklidese järgi, keda on nimetatud ka geomeetria isaks. Ning nagu Pythagorase teoreem on see üks viisidest, kuidas lahendada täisnurkset kolmnurka. Teoreemi rakendamiseks on vaja tõmmata kolmnurgale kõrgus, võttes aluseks hüpotenuusi. Seeläbi tekivad kolmnurgale kaotetide projektsioonid F ja G, mis on teoreemi valemite keskmeks. Siin on vajalik ristprojektsioon, mille saamiseks on vaja määrata baaskülg, millele tõmbame projekteeritava külje igast punktist ristlõigud. Kuna need lõike on väga palju, siis enamasti märgitakse ainult algus- ja lõpp-punkt ning tänu kolmnurga omadusele osutub viimaseks ristlõiguks kolmnurga kõrgus. Ma näitan nüüd, mis need valemid on ja kus me need üldse saime. Kõrguse abil saame kolmnurga jaotada kolmeks sarnaseks kolmnurgaks: ABC, ABD ning ACD. Sarnased on need seetõttu, sest kehtib NN tunnus, mis tähendab, et kolmnurgad on sarnased, kui ühe kolmnurga kaks nurka on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kahe nurgaga. Sarnasuse alusel kehtib seos CD jaotud AC-ga võrdub AC jaotud BC-ga, millest avaldame valemi AC ruut võrdub CD korrutatud BC-ga. Kasutades võrdle põhiomadust ehk kaoteti ruudu saamiseks, korrutame tema projektsiooni hüpotenuusiga. Täpselt sama seos kehtib teise kaotetiga ehk AB ruut võrdub BD korrutatud BC-ga. Rääkides Euklidese teoreemist, ei saa mainimata jääda ka väga oluline teoreem, mis samuti kasutab täisnurkse kolmnurga kaotetide projektsioone. Selleks on kõrguse teoreem ning selle saame kasutada seost AD jaotud DC-ga võrdub BD jaotud AD-ga, millest avaldame valemi AD ruut võrdub BD korrutatud DC-ga. Ehk kõrguse ruudu saamiseks korrutame täisnurkse kolmnurga kaotetide projektsioonid omavahel. Viies nüüd normaalkujule saame kolm valemit. A ruut võrdub F korda C, B ruut võrdub G korda C ning H ruut võrdub F korda G. Kasutades neid valemeid lahendame nüüd kolm ülesannet ja kui tahate neid ise lahendada, siis võite vabalt video pausile panna. Esimeses ülesandes meil on vaja leida kõrgus ning kuna meil on antud mõlemad projektsioonid, milleks on siis 2,5 ühikut ja 6,4 ühikut, siis saame kasutada lihtsalt kõrguse teoreemi. Ehk H ruut võrdub AD korrutatud DC-ga, ehk siis H võrdub ruutjuur 2,5 korrutatud 6,4, siis võrdub ruutjuur 16, mis on siis 4 ühikut. Teises ülesandes on meil vaja leida kaoteti projektsioon AD ning meil on antud kaotet AB, mis on 36 ühikut ning hüpotenuus AC, mis on 40 ühikut. Me saame ülesande lahendada kasutades ühte valemit, selleks on loomulikult A ruut võrdub F korda C. Ehk selles kontekstis AB ruut võrdub AD korrutatud AC-ga. Pannes väärtused valemisse saame 36 ruut võrdub AD korrutatud 40-ga ehk AD võrdub 1296 jagatud 40-ga, mis on siis 32,4 ühikut. Viimases ülesandes on meil vaja leida kaotet AB ning meil on antud teise kaoteti projektsioon DC, mis on 40 ühikut ning kõrgus BD, milleks on 30 ühikut. Me saame leida teise projektsiooni kasutades kõrguse teoreemi ehk BD ruut võrdub AD korrutatud DC-ga, mis on siis 30 ruut võrdub AD korrutatud 40-ga, see on siis AD võrdub 900 jagatud 40-ga,
mis on siis 22,5 ühikut. AB me saame leida kasutades Euclidese teoreemi, kuid enne me peame leidma ka hüpotenuusi, milleks on siis AC võrdub 40 pluss 22,5, mis on siis 62,5 ühikut. Ja nüüd me saame leida AB, milleks on siis ruutjuur 22,5 korrutatud 62,5-ga ja see on siis 37,5 ühikut. Selle viimase etappi oleks saanud loomulikult teha ka Pythagorase teoreemiga.